tere, Marion, sa oled mulle siia aeda tulnud, et vestelda natuke Kõue mõisa aiakujundusretriidist. Räägi natuke, kes sa oled, millega sa igapäevaselt tegeled, et mis sinu see taust on, et kas sa oled aiakujundaja või oled mingi muu kujundaja? Tere! Ei, mina ei ole mingi kujundaja. Mina igapäevaselt ma hoian lapsi, nii et ma olen aiakujundamisest ikka väga kaugel. Ma olen ülikoolis bioloogiat õppinud, aga rohkem mul aiakujundusega kontakti ei ole olnud üldse. Ja enne kui ma retriidile tulin, ma olin vaadanud Palusalu aia koolitusi natukene. Ma olin püüdnud oma aia tsoonideks jagada, aga et kuhu täpselt mida, seda mul veel polnud pilti peas selgelt niimoodi. Ja siis mõtlesin, et tulen teen pisikese peenra, et niisuguse motivatsiooni peenra omale. Et noh, võib-olla mingi 5 × 3 meetrit, niimoodi väikene L-tähekujuline peenar. Tulin, Maria võttis kohe selle asja ette, ütles, et ei, see on liiga väike, teeme ikka niisuguse asja, mida saab kasutada. Ja nüüd aitas joonistada. Nüüd see peenar ma muutsin ära, on kuskil 16 × 12 meetrit, et ikka kohe 3 korda suurem mõlemas suunas. Nii. Ja millega sa siis tegelesid seal retriidil, et kui sa võtsid selle ühe peenra eesmärgiks, siis mis sul lõpuks valmis sai ja mis see kõige suurem taipamine võib-olla selle käigus oli? Ma sain valmis täiesti kasutuskõlbuliku peenraplaani. Et kõige suurem taipamine oli võib-olla see, et seal on oma süsteem, et esiteks, kui suur see peenar peab olema, et kuldlõike järgi aias, et ta oleks just õige suurusega, et ta sobiks hästi. Ja siis, et mis taimed sinna lähevad vastavalt kasvukohale, et ei saa panna varju taime päikse kätte ja nii. Ja siis taimede peenrale paigutamine, et see ei käi mitte umbropsu, et seal on kindel süsteem. Et võib-olla jah, see kõige suurem taipamine ongi see, et seal on sellel peenra kujundamisel on kindel süsteem, et mis järjekorras need asjad kõik tuleb teha. Et kõigepealt tulevad juhtpüsikud, siis varasuvised õitsejad, suvised õitsejad, sügisesed õitsejad, pinnakatjad, lõpuks saabki kõik valmis, on ju? Jah, et kui ma mõtlesin, et ma teen selle pisikese alguses, pisikese 3 × 5 meetrit, et sellest mul käib mõistes üle, siis tegelikult, kui see süsteem selgeks saab, siis võib teha ükskõik kui suure istutusala, sellepärast et sa lihtsalt tead, mis järjekorras neid samme tuleb teha seal. Hästi tore oli, kui sa vahepeal retriidil tulid minu juurde, ütlesid või tegelikult jagasid on õhtul seal õhtusöögi lauas seda, et mina taipasin seda, et see peenar on ikkagi väike ja tegelikult paljud naised ütlesid seda, et see peenar on ikkagi liiga väike, et ei mahu taimed ära. Et kuidas see taimevalikuga sinu jaoks oli? Ja noh, ma mõtlesin, et suur peenar, et sinna läheb ikka mitukümmend erinevat liiki taimi peale. Polnud üldse nii, et igast ühest võib olla 3 × 5 igast sellest taimegrupist. 3 kordust siis, jah, ja ka seda, et 3 × 5 erinevat juhtpüsikut, 3 × 5 varasuvist õitsejat. Ja et niimoodi tulebki kokku võib-olla ainult mingi 15-20 erinevat. Et ei ole mingi, ma ei tea. 100. Jah, ei ole 100. Et siis peab ikka hästi suur aed olema, on ju? Ja. Ja nüüd, kui sa oled natuke kodus ka veel seedinud, siis kuidas sulle see plaan tundub, et oled juba labida maasse löönud või kuidas sul ei ole veel? Veel ei ole. Võtan hoogu. Võtad hoogu, aga on kindlustunne nii-öelda või kindlam tunne taga? Ja. Sest et mis sul oli enda taimed ka juba olemas ja neid sa ka sidusid siis ära? Ja ma olin ostnud kokku, nagu ikka aiaomanikud lähevad sinna odavasse nurka ja vaatavad, mis kätte saavad. Jah, et mul oli selliseid üksikuid leidlapsi, jah, ja nemad on kuskil aianurgas ja ootavad oma kohta ja ma sain kasutada neid seal oma peenraplaanil.
kuidas sa siis varem oma taimi välja valisidki leiu nurga järgi? ja läksin vaatasin, mis seal on ja mis meeldib ja tuleb välja, et mulle meeldivad vist hoopis varjutaimed, aga peenar on mul täitsa päikese käes. Nii et tuleb teha teine peenar veel. Tuleb varjupeenar ja varjunurk ka otsida välja. Ja. Mida sa soovitaksid võib-olla aiapidajale, kes on alustamas oma aeda ja kes tahab endale ilusat istutusala luua? Mis see võiks olla üks soovitus? No kõigepealt tuleb ikka plaan teha. Jah, et ilma plaanita läheb see asi aga mis see tähendab plaan, et joonistan paberi peale mingid jooned ja siis mingid taimed peale ja ongi korras? Mis see tähendab sinu jaoks see plaan? No kõigepealt tuleb aedtsoonideks jagada, ma alustaks sealt maalt, et kõigepealt kuhu üldse mis tuleb ja siis selle järgi vaadata, et et kõigepealt, kus sul see peenar on, kui suur see on, et tõesti, kas see on päikse käes või varjus. Ja siis alles taimede juurde on ju? Jah. Et muidu on nii nagu mul, et hunnik varjutaimi, aga peenar päikse käes. Polegi nendega väga midagi teha, elavad aianurgas. Kui ongi tühjad aiad ja veel ei ole nagu selliseid varjulisi kohti ka, siis võib tõesti juhtuda, et kuigi need taimed on meeldivad ja ostetud ja kõik kokku, aga lõppkokkuvõttes pole ikka midagi võtta. Aga mis mina julgustan omalt poolt on igal juhul see, et kui mingid taimed juba aias kasvavad ja hästi kasvavad, siis väga paljusid neist saab ka ära kasutada uues kujunduses, et siis sa oled juba nendega tuttav, sa näed, kuidas nad paljunevad, kuidas nad levivad, kuidas nad kasvavad, millal nad ilusad on, millal nad inetud on. Et see on nagu suur eelis ka, et kui sa juba oled midagi kasvatanud ja siis vaatad, et saan äkki midagi ära kasutada. Ja ma ütleks, et see poodides hulkumine on selle poolest kasuks tulnud, et ma juba tunnen neid taimi päris hästi, ma tean, mis olemas on. Et kui täitsa tühja koha pealt minna, et teeks peenart ja ei teagi üldse, mida sinna panna või et siis on jah raske. Aga Maria andis meile kodus eeltöö ka, et pidime välja vaatama, et mis meil esiteks, et kus meil see peenar umbes tuleb ja et mis taimed meile meeldivad, mis sinna võiksid sobida. Ja no ma olin selle eeltöö ära teinud ja mul oli selles mõttes päris lihtne, et mul oli niisugune valik ees juba. Eks see ongi nii, et kui on juba mingi eeltöö tehtud, kas siis on teadmised juba mingis kohas olemas, ma ei ütlegi, et perfektsed taimeteadmised, aga mingid teadmised oled midagi kasvatanud ja siis see ka, et eeltöö ehk siis mingi nimekiri on juba paberile pandud, siis me nagu väga nagu eesmärgipäraselt kasutasime seda aega ja tegelesimegi selle ühe alaga, mitte terve aiaga korraga. Et see on nagu, miks me selle plaani üldse valmis saame, sest tegelikult sa said oma plaani ju valmis. Jah. Võin koju minna kaevama hakata. Koju minna kaevama ja oma taimi sinna istutama hakata. Kellele sa soovitad kõuele tulla või mis sinule kõue aiakujundusretriidilt kõige rohkem võib-olla meeldis, kõige rohkem siuke koht oli? Ägedam koht? No koht ise on fantastiline, see mõis ja majutus ja söögid, täielik luksus, väga tore, ka mõisa ekskursioon oli väga tore. Aga kellele sa soovitaksid seda retriiti? No kõigile, kes on natukene hätta jäänud oma, ei tea, kuidas edasi. Ehk siis tuled kohale ja ma võtan su käe kõrvale ja siis näitan, kuhu mis tuleb. Tegelikult ma ei näidanud ju sulle ette, kuhu mis tuleb, sa ikkagi ise said mõelda ja läbi proovida nagu erinevaid lahendusi. Jaa, me hakkasime ise toimetama ja siis Maria tuli ja vaatas üle, kas nii läheb. Ja igas etapis saime abi. Kõigepealt panime peenra kuju paika, Maria tuli vaatas. Siis panime taimerühmade suurused paika või üldse, kui palju neid rühmi olema peab seal ka kuldlõike järgi, et oleks harmooniline. Maria jälle tuli siis konkreetselt läksime taimede juurde. Jah. Et see käis kõik niimoodi etapi kaupa, et väga lihtne oli järgida. Super. Aga mul on sulle väga hea meel, et ma ootan sinu pilte ja tulemusi, et varsti on lavidas maas ja lilled õitsevad. Motivatsioonipeenar on valmis. Jah, loodame.
nii. Sul on nüüd need materjalid siin osad kaasa ka võetud, et kuulajatele, vaatajatele näitad natuke, et mis sa alguspunktis olid, et millega sa tulid sinna koolitusele, et mis sul see nullpunkt oli nii-öelda? nii, mul oli kaasas selline asi, see on minu aia nurga või selle terrassi nurga väljatrükk, kuhu ma tahtsin oma peenra teha. nii, alguses ma mõtlesin, et ma teen niisuguse pisikese, et mul siin endal on mingisugune asi juba olemas. Mõtlesin, no teen natukene suurema. No vot, aga siis tuli Maria, võttis ja joonistas, ütles, et see on väike ja siis joonistas siia, kas on näha, joonistas siia sellise kuju. Joonistas siia sellise kuju ja siis me hakkasime siia neid taimerühmi peale panema, nii et tuli siuke natuke nagu katusekivi muster. Nii. Ja siis, kui see oli tehtud, kui valitud kõik said. Ja kui natukene kus ta nüüd on mul. Noh, näeb, nüüd ma ei saagi. Võid ainult seda ka võtta. No näitan seda. Ühesõnaga, kui see siis lõpuks sai selline asi valmis mul. Et seal on iga värv on erinev taim on ju ja tähised on erinevatele taimedele. Et mis abimaterjale võib-olla sina kõige rohkem kasutasid sellel nagu kujundamisel? Unistuste aiaklubi kuskil materjalides on üks selline taimenimekiri, milline püsik millisele kasvukohale. Seda ma kasutasin hästi palju. Võin näidata ka. Selline. Just välja trükitud, jah? Trükkisin välja, vaatasin, mis mu kasvukoht on, päikseline parasniiske. Siis siin on suur pikk nimekiri, siis siit saan valida. Ja siis Marial on välja tulnud tööraamat ja tööraamatus on ka seesama nimekiri või no mitte sama, vaid täiendatud ja uuendatud nimekiri. Jah, seda kasutasin ka ja selle järgi saingi kõik oma asjad paika panna. Midagi mõtlesin ise ka välja. Ja eks see ongi niimoodi, et kuskilt on vaja alustada, et need nimekirjad on üks koht, kust alustada ja kui sul ei olegi veel aimu, kus neid taimi valida, siis nii-öelda selle suure eeltöö ma olen sulle mingis mõttes ära teinud, et ma olengi öelnud, et näed, see võiks sulle sobida ja siis sealt edasi võib ju nii-öelda enda kogemusi juurde panna või oma tuttavate kogemusi ja vaadatagi, mis kus kasvab. Kui sa näiteks meie aias ka siin käid, siis sa saad vaadata, et näed, see kasvab seal ja seal on sama tingimus nagu minul aias. Jah. Suurepärane. Aitäh sulle tulemast. Aitäh.